Me võime endale hommikul või ükskõik õhtul poodi minnes esitada igasuguseid küsimusi, mida poest ostma peab. Me võime hommikul küsida enda käest, et ei tea, mida täna hommikul selga panna, aga kas me seda kõige tähtsamat küsimust oskame enda käest küsida võib-olla, et terve elu jooksul, seda ei tea ja seda on targa inimese käest hea küsida, eriti siis, kui on raamat käes. Tere hommikust, Peep Vain. Tere hommikust. Sinu raamatu pealkiri ongi kõige tähtsam küsimus. Mis küsimus see selline siis on? Mis see kõige tähtsam küsimus on? No, ma arvan, et see on tegelikult igal ühel ilmselt olemas ja ta on erinev. Iseasi on see, kas see küsimus teda aitab. Naljaga pooleks võiks öelda, et keegi võib küsida, et miks see jama kogu aeg minuga juhtub. Või mõni võib küsida, nagu vanasti oli, kas mäletad, mis juhtus Andres Lapetjõusega loomulikult. Aga kui ma proovin selle asja nagu väga lühidalt kokku võtta enda vaatevinklist, siis raamatus see küsimus muutub. Aga ma alustan ja üsnagi nagu kesksel kohal on küsimus, mida sina tegelikult tahad. See on jube raske küsimus tegelikult. On jah, eriti kui ausalt vastama hakata. Aga ta läheb veel põnevamaks, sest et raamatu lõpus see küsimus transformeerib küsimuseks, mida sa tegelikult vajad ja siis võib panna 3 punkti ja küsida veel natuke isegi ebaestilikult, et õnnelik olla. Mida sa tegelikult vajad? Aga ikkagi lähme lihtsamaks. Mida sina tegelikult tahad? No, kui palju sa sellesse raamatus oled ise ennast pannud? Kui see raamat läbi lugeda, kas mõni inimene võib pärast seda öelda, et ma nüüd tean ja tunnen Peep Vainu natukene rohkem, kui ma enne seda teadsin? Päris kindlasti. Ma kindlasti ei ole nagu kõike endast siia pannud, aga ma olen pannud väga palju. Nii seda võib-olla ütleks, et maailma käsitlust oma sellisel ehedamal ja konkreetsemal kujul, milleni ma siia olen jõudnud, mingisugused seiku minevikust, natukene selle möödunud aastase tantsusaate saagat niimoodi nagu niidina läbi, nii et selles on, ma arvan, see on piisavalt palju mind, õnneks mitte liiga palju, ma loodan. Mõne jaoks on ka liiga palju kindlasti. No, see ei ole selline tüüpiline eneseabiraamat. Selles mõttes, et riiuleid on ju tegelikult neid igasuguseid tõlkeversioone ju täis, kus kohas on, tuletades meelde siin kõige varasemat, ammusemat, mis mulle kohe pähe tuleb, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi, mis iseenesest on ka hea raamat, aga neid on veel ja veel ja veel. Et miks peaks valima just selle raamatu? Ma arvan, et Eesti inimene võiks valida sellepärast selle, et see on esimene, võib-olla, kuigi mul see žanri määratus ka väga ei meeldi, aga siiski, ta kuulub ilmselt samasse žanrisse. Esimene raamat, mida ma arvan, Eesti inimesele kirjutas. Aga ma arvan, et selle küsimuse vastuseni jõudmises on kindlasti erinevaid teid ja ma ei pretendeeri küll mingile ainuõigsusele. Aga ma arvan, et see lõpptagajärg, mis on siis iseenda ning oma eluga rahul olemine, selle vastu, ma arvan, ei peaks küll ükski inimene vaidlema. Palju sa enda koolitustel oled näinud või suheldes lihtsalt inimestega oled näinud Eestis seda, et inimesed tegelikult ei ole seda sama kõige tähtsamat küsimust endale üldse mitte kunagi ei olegi esitanud? Nad elavad lihtsalt oma elu, on teinud mingisuguseid valikuid lähtudes sellest, mis võib-olla on õige, võib-olla ei ole ka, aga ma lihtsalt teen. Ma arvan, et eks mida vanemaks inimene saab ja kui teil vähegi aru on peas, siis ta seda küsimust ikkagi küsib iseenda käest ka. Kui palju, kui on julgust, kui on ausust, siis ei ole ju probleemi. Ma rääkisin Peeter Ojaga, kes mõnes mõttes oma minu maailma käsitlust veidi erinevat lähenemistust viisi. Aga ta ütles, et need on nii loomulikud küsimused, nii loomulik on. Ja see küsida, kas siis selleks on raamatut vaja või? Ma loodan, et on. Sest et minu jaoks tegelikult see otsus seda teha võttis ikka tükk aega sellepärast, et kui sa raamatu teed, paned kantele, see jõuab poodi müügile, seal parem olgu midagi nagu olulist öelda. Ja selline väike enesekahtlus oli mulgi nii, et vastutus on ju suur. Muidugi. Sest tegelikult sind võetakse kui, sa võid mind kohe parandada, aga ikkagi paljud võtavad sind kui sellist guru nii-öelda, kes teab, kuidas asjad käivad ja võib-olla mõni võtab endale selle tõesti, võtab kätte, võtab selle nii-öelda piibliks heas mõttes endale, eks. Vastutus on ju suur, kui sa siin midagi ajad heas mõttes pada, eks, siis on halb. Jah. Mida ma tegin sellega oli see, et algselt hakkas see mõte küpsema nii, et just selle oma saavutama õppimise koolituse pealt pannagi kokku need paremad ideed, aga tõepoolest, et see protsess oli pikk, see töö oli palju suurem, kui ma arvan, et see on. Ma tahtsin just teha, et see oleks nii hea, kui mina praegu suudan, eks siis igaüks vaatab, kuidas ta seda ise nagu loeb, tarvitab, meeldib ja meeldib, nii et see on juba, nüüd on ta juba oma päi.
see asi siin ilmas valla. Mis siis juhtub, kui inimene endale seda kõige tähtsamat küsimust ei esita? Ma arvan, et siis võib juhtuda tegelikult nagu mingis hilisemas elustaadiumis see, et ühel hetkel on päris paha olla. See on kõige lihtsam vastus. Et siis tegelikult juhtub see, et hakkavad teised inimesed ja teiste inimeste prioriteedid ja välised mõjutused liiga palju sinu elu juhtima. Aga ma mõtlen, et mis on 3 asja, mis see raamat teeb, siis number 1 on see, et ta aitab nagu lahti mõelda oma tähtsamaid tahtmisi. Ja siis ta aitab need ära teha. Mõne jaoks on see eduõpik. Ja siis tegelikult minu jaoks tänases elustaadiumis on ta mitte niivõrd eduõpik, kuivõrd just üks nagu iseendaga harmoonias olemise ja iseendaga tasakaalus olemise ja eluga rahul olemise moodus. Ma arvan, et seda pole üldse vaja mõnedel tõesti õnnelikel inimestel, kes on üsna heas harmoonias iseendaga. Fakt on see, et enamiku jaoks, kui nad on ka jõudnud sinnani, see läheb ikka mingit paigast ära. Ja see on just nagu oma elu iseenda valitud suunas lükkamise mõte on siin raamatus peidus. See ei ole nõrkadele inimestele. See ei ole või on see meeleheitele inimestele näiteks või? Kes on mingil hetkel jõudnud nagu mingisse auku ja siis ta haarab käe selle raamatu poole ja saab heas mõttes päästetuks. Mõtlesin selle peale eile. Ma arvan, et see on tegelikult iga ühele, kes soovib mingit positiivset muutust. Nagu ma ütlesin, see minu meetod võib-olla ei pruugi igale ühele meeldida, aga see, kui ma tahan oma ellu teha sellisest, nagu mina tahan, ja loomulikult, kui inimene on väga augus, väga nõrk, siis võib-olla sellest küll abi ei ole, aga ma mõtlesin ise niimoodi, kui proovid hästi kitsalt piiritleda. Ma loodan, et iga üliõpilane, kes hakkab kooli lõpetama, loeb seda. Ma loodan, et iga lapsevanem ostab selle enda gümnaasiumi lõpetavale lapsele. Ja kindlasti siis ma mõtlen, et inimesed, kes on ennast võib-olla kas üle töötanud või liiga palju teistele ennast ohverdanud või tõesti võib-olla ka ennast auku mänginud. Jaanos Rohumaa ütles selle kohta, et see on nii nendele, kes on lõpmatute võimaluste virvarris nagu segadusse sattunud või kes on siis ennast nurka mänginud. Nii et mina ei oska nagu täpsemalt öelda. No igal juhul on aeg teha valikuid ja on võimalik valida just nimelt see raamat. Peep, aitäh sulle täna hommikul nii vara ärkamast ja siia tulemast. Aitäh kutsumast. Poisid köögiga valmis juba ammu, ma vaatan. Tegelikult pean vastama, et ei ole valmis, sest et me kuulasime hoolega pealt, raamatu panin kõrvale. Köögis raamatuga ei saa mängida, sest et raamatud on tähtsad. Ei tohi söömise ajal ka raamatut lugeda, mina olen nii üles kasvatud.